Tere ATV sõber! Oled keset objekti lund lükkamas või oled suvisel ajal kuskil soos müttamas ATV-ga, vintsitross puruneb. Täna vaatame otsa 5 põhjusele, miks ATV vintsitross meid alt veab. Ja esimeseks peamiseks põhjuseks, miks ATV vintsitross puruneb, on trossi mehaaniline kulumine või köie kulumine. See tähendab seda, et juhtrullikute suhtes tross jookseb liiga terava nurga all või sikutatakse trossiga midagit üle kändude, üle kiviservade ja siis tekib hõõrdumine. Trossil hakkavad kiud hargnema ja torkima ning kui te kasutate köit, siis köis lihtsalt sulab või siis samamoodi vale nurga all rebib siis lõpuks selle puruks. Teine peamine põhjus, mida tehakse, on trossi ühes nurgas või terava nurga all tõmbamine. See aga tähendab seda, et kui te vintsite midagi sisse ja tross on masina suhtes terava nurga all, siis keritakse kogu see tross, väljas olev tross, trumli ühte serva. Ja ka see omakorda tähendab seda, et tross jookseb ühte trumli serva risti-rästi kokku ja tekitab muljumisi. Kolmandaks peamiseks põhjuseks on aga vintsitrossil dünaamiline koormus. See aga tähendab seda, et tross on mõeldud ühtlaseks tõmbamiseks. Kui te tõmbate niinimetatud nõksutades, siis te ületate trossi dünaamilise jõu mitmekordselt. Ehk alati tõmmake ühtlase koormusega. Kui aga kasutate kapronit või köit, mis annab venima, mis on selle jaoks mõeldud, siis võite kasutada teist meetodit, aga trossi puhul kasutage ühtlast tõmbet. Neljandaks peamiseks põhjuseks võib välja tuua aja ja keskkonna. See aga tähendab seda, et kui teil on aja möödudes juhtrullikud roostes, tross on roostes või hooldamata, siis kiiluvad nad kinni ja tekitavad omakorda siis nõrki kohti, millega aga omakorda suurendatakse purunemistõenäosust. Kui aga kasutate köit, siis pärast igat vintsimist tuleb köis puhastada liivateradest. Liivaterade osakesed kogunevad köie sisse ja sealt omakorda nõrgestavad köie kiude, mis omakorda põhjustavad köie purunemist. Viiendaks peamiseks põhjuseks trossimisel on sõlmed ja murdekohad. Siin aga tuleb tähelepanu pöörata sellele, et kui te hakkate vintsima, et teil ei jääks vintsimisel sisse selliseid sõlme, tõmbate järsku pingule ja siia jääb siis siuke murdekoht ja hetkega muutub see murdekoht nõrgemaks lüliks. Ja samamoodi ka köie puhul sõlmed. Vältige köiel olevaid sõlmi, et köis jookseks ilusti sirgelt. Kokkuvõtteks võib öelda, et hoolitse oma vintsimise eest ja trossi eest, määri trossi, kontrolli juhtrullikuid, et nad oleksid kõik korras, ilma roosteta, ilma mehaaniliste vigastusteta, väldi sõlmi ja turvalist vintsimist.